Tere tulemast tagasi Head Hommika podcast kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika. Ja täna on kogu meie emotsionaalse intelligentsuse seeria. Võib öelda, et kõige valusam osa, milles me käsitleme leina. Ja et seda teemat ehedalt käsitleda, kutsusime endale appi inimese, kes on selle kõige valusmal moel läbi elanud, aga kes on ära tabanud, kuidas sellest eluga välja tulla ja kes teab, kuidas mitte jääda ohvriks. Ta on keemiamagister, teadlik ema brändilooja ning naine, kes pööras oma teaduslikud uurivad küsimused nii-öelda koduste suhete keemia uurimisele ja viib hetkel läbi koduõpet juba 6. aastat oma 3 lapsele. Tere tulemast, Gertriin Petrov! Gertriin on siiruse kehastus minu jaoks. Nii sügavalt siiraid inimesi, kui sa kohtad oma teel, kui nad satuvad sinu sõbraks, siis see on tõsiselt puhas õnn. Sellepärast, et siirus on midagi, mida sa ei saa feikida ja siirus on midagi, mis on niivõrd lummav, nii südantsoojendav ja nii tervendav üleni. Seda on nii vähe. Kõik tahavad olla natuke paremad, kui nad on tegelikult. Ja kui sa siis leiad ühe inimese, kes on ausalt nõus rääkima kõigest, mida ta on läbi elanud, mida ta on teinud selleks, et sellest välja saada ja tagasilöökidest, siis see on nagu selline pärl, nagu väärtus oma ette. Et aitäh sulle, et sa tulid. Siiralt tänulik. Millest me alustame? Alustame algusest. Et täna on siin Leina teema, mind kutsuti Leina teemast rääkima ja siis kõige vahvam oli see, et tegelikult meil on Annikaga kokkupuutepunkte päris palju olnud. Ja mina olen Annika poole pöördunud abisaamise eesmärgil ja mulle väga meeldis see, kuidas Annika ütles, et ta ei oska mind aidata. Siis ma pöördusin veel ühe targa poole ja teise targa poole ja 3. targa poole ja kõik ütles, et nad ei saa minust aru. Ja see murdis mu tegi mu väga katki. See tegi mu väga katki, sest ma olen terve elu tundnud, et mul on midagi viga. Ja et ma ei sobitu teiste inimeste sisse. Ja kõik need naeratused ja peod ja lõbustused ja samas on nagu kogu aeg on olnud midagi viga. Ja täna, kui ma siin teie ees räägin, siis tegelikult ma tean, mis mul viga oli. Millal sa avastasid selle? Mis selleks pidi juhtuma oma korda? See hakkas avanema pärast tõsiste küsimuste küsimist enda käest, sest ma sain aru, et väljaspoolt keegi mind aidata ei oska. Et see oli nagu minu jaoks hästi suur šokk. Ja ma sain aru, et ma olen viinud ennast seisundisse, kus ma tegelikult olen sent surmale võlgu nagu tervise mõttes ja kui sul on 3 last ja sa oled sent surmale võlgu, siis on nagu natuke imelik. Et siis hakkad küsima ja siis tekib see tahtmine nagu aru saada, mis tegelikult viga on. Ja milleni sa jõudsid, kus sa päris juur on? Ikka Leinas. Täna räägib Leinast. Et Gertriiniga on juhtunud midagi sellist, mida siis ükski ema ei tahaks, et tema lapsega juhtuks. Et ta laps jääks orvuks. Gertriin kaotas 9-aastaselt, oli nii, oma ema. Jaa, aga päris orvuks ma ikka ei jäänud, mul oli isa. Isa oli ka, jah. Aga kaotada oma ema väikese tüdrukuna, see on midagi, mida mina tegelikult isegi ei oska ette kujutada. Mis sellest siis, kuidas inimene kogeb ennast ja kuidas seda elu edaspidi mõjutab. Natuke äkki avad. Ma arvan, et seda ei olegi võimalik sõnadesse panna, aga ma toon nagu välja sellise märksõna, et ma tean hetke, mil ma kuulsin, kuidas süda läheb kildudeks. Et see on nagu täiesti siukene, see on täiesti helina kuuldav, tuntav, arstid teavad täna murtud südame sündroomi, aga ma ei teadnud, et ma nagu selle läbi teen. Sellepärast, et kui sa oled väikene laps, siis väikest last ei toetatud vanasti Leinas ja tänapäeval nagu ikkagi üritatakse toetada, aga probleem on selles, et täiskasvanud ise on ju ka Leinas ja siis kottpeas inimesed üritavad aidata kottpeas inimest, et see päris nagu tegelikult ei tööta ja sealt saigi kogu see asi alguse ja siis ma tegin siukse, lapsena ma ei saanud hakkama oma valuga, see valu oli naha all hästi suur, ma üritasin nagu, ma hakkasin kraapima enda käsi, ma üritasin ennast nagu naha alt välja kraapida, siis ma avastasin, et kui ma panen silmad kinni ja kaon ära ja ma teen seda õhtuti hästi regulaarselt, siis mul tekkis soov, et ma hommikul enam ei ärkaks ülesse.
aga sellest tuli nagu regulaarne praktika ja siis ma hakkasin seda kasutama iga kord, kui elus läks hästi raskeks ja sellepärast ei saanudki mind mitte keegi aidata, sest ma ei olnud otsustanud elada. Et Leina avastada see, et kaotus võib panna tahtma sind astuda nagu elust välja, sest sa ei saa hakkama selle valuga ja see on nagu kaitserefleks, et see ei olnud nagu, et ma ei taha enam elada, vaid see oli nagu, palun võtke mu valu ära lihtsalt nagu sükene röökiv palve ja siis ma sattusin sõltuvustesse, et ma ei ütle ühelegi toidusõltlasele kunagi midagi halvasti, ühelegi joodikule ega narkomaanile, nad lihtsalt tuimestavad valu, mitte midagi muud nad ei tee tegelikult. Ja täna ma mõistan ka seda poolt väga hästi. See on ka üks põhjus, miks ma ei ole täpselt samamoodi, et mitte kunagi mitte kedagi halvusta, kes minu poole pöörduvad. See ükskõik, kui millise probleemiga inimene pöördub alati, see lõpuks seal sügavuses on mingi emotsionaalne valu, mille omakorda sügaval põhjas on kuskil mingi trauma kunagi. Just, ja kui me sellele valule, nagu me ei oska selle valuga midagi teha, et on nii röögadult suur ja meil ei ole seda kedagi või midagi, kellega kas või seda läbi rääkida või seda läbi tunda, et siis me surume selle valu hästi alla, aga ta undab seal kogu aeg, undab ja siis hakkad sinna ehitama üles siukseid erinevaid käitumismustreid, et hakkama kaitsemehhanism. Just, kaitsemehhanism, jah. Aga kaua see kestis niimoodi? Ma olen hetkel 40 aastat vana. Ma arvan, et ma olin vist 35, 36, kui ma hakkasin selle teemaga julgema tegeleda nagu sügavamalt, nagu ma olin sellega tegelenud, aga siis ma sukeldusin peas sisse. Sinnamaani sa kogu aeg su põhiseisund oli valu? Oli lein, jah. Opa. Aga sellest sai isiksus. Sellest sai lihtsalt nagu, sest et lapsi, vaadake, täiskasvanud ei taha halba, aga nad vaatavad last niiviisi, sinna vaene emata laps. Nad lihtsalt programmeerivad su leinama. Ma mäletan täpselt seda hetke, et kui oli peielaud, siis ma mäletan, et kõik oli normaalne. Ma jooksin ringi, kõik oli normaalne. Ja siis tulid täiskasvanud inimesed ja ütlesid mulle, et sa pead kurb olema, sest sul ei ole ema. Ehk nad hakkasid nagu programmeerima ja nüüd, kui ma ise tegin siin aastaid lastele enesekaitsetreeninguid näiteks, siis minu trenni toodi samamoodi poiss, kes oli kaotanud isa 9-aastasena. Ja siis ma nägin, kuidas vanemad jälle teda ka programmeerisid. Ole temaga õrnd, on isa kaotanud poiss ja isa kaotanud poiss ja siis ma näen, kuidas kogu aeg nagu antakse seda positsiooni sulle sisse. Ja lõpuks sa oledki see. Sa ei oskagi teistmoodi olla, sest sa oledki see. Ja siit tuli tegelikult sükene nagu meeleolu häired, sest et me ei ole ju kogu aeg leinas. Me ikka switchime sealt välja. Midagi. Ja siis, kui sa sealt välja switchid, siis sul on nagu pea on vee peal, sa tunned ennast nii hästi, sa elad, ja siis keegi tõmbab su alla tagasi või see valu tõmbab su alla tagasi ja siis tuligi sükene nagu kõrgendatud meeleolud, siis tulid siuksed madalad meeleolud, kõrgendatud meeleolud, madalad meeleolud, ehk ma olen kogu aeg switchinud niiviisi 2 meeleolu vahel. Ja see ongi see osa leinast, mida ma ei saanud aru, et see ongi üks osa leinast. Aga mis see trigger siis oli lõpuks? Oligi see kehv tervis, mis sundisin nagu sellest välja tulema? Või nagu päris sügavusse minema? Või oli see midagi muud? Minu lapsed. Kui sa vaatad nende silmadesse ja näed seda rõõmu, siis sa vaatad, et sa ei pea nendega sammu selles rõõmus, et sa tõmbad neid nagu ise tagasi. Et tegelikult ma tahtsin lihtsalt, ja muidugi tervis hakkas kannatama, mis omakorda võttis selle sammu pidamise maha ja siis ma lihtsalt tahtsin olla nende jaoks parem. Leinas inimene, kes on hästi sügavalt leinas ja on sellest identiteedilt, ta ei taha enda jaoks midagi, tal on ise endast kamagaks. Et selles mõttes on lapsed mulle õnnistus. See on jälle üks asi, milles me oleme hästi sarnased. Ma arvan, et kõik maailma emad, et kui sa ükskõik tegelikult see ei pea lein olema, see võib ükskõik milline tagasilöök olla ja tagasilöökud on piisavalt pikalt kestnud või on piisavalt sügavale läinud või on piisavalt oluline asi sinu jaoks, mida sa tunned, et sa ei saa ära täita, et see mingi unistus läheb kildudeks. Ja siis võib tekkida selline lootusetus, et ja nagu käega löömine, et sa ei tahagi enam, et see enda pärast sul on selline tunne, et sinu elu on nagu niljelnu ja tühja las läheb. Ja mis must siis ikka, aga kui sa vaatad oma laste peale, siis sa saad praktiliselt, ma olen hetkega saanud oma jõu tagasi, sest see armastus, ema armastus oma laste vastu on lihtsalt niivõrd ülivõrdeline, siin ei ole nagu mitte ühtegi sõna, millega seda piirata saaks, et nende pärast vist ema on võimeline küll absoluutselt kõike tegema.
ja tänu lastele tegelikult olen mina, just sellele armastusele olen mina teinud kõik oma suured kannapöörded ja igalt poolt välja tulnud. Et seda on nii tore kuulata, et sama selles kohas on emad kõik sarnased. Sama siin, jah. Et siin Annikale tõin ka välja märksõna, et lein on triibuline ja see on nagu hästi oluline märksõna, et kui sul ise oled leinas või sul lapsed on leinas või sa näed inimest, kes on leinas, siis hästi kihvt on see, et inimesed arvavad, et kui see inimene naeratab korraks, et siis juba lein on läbi, et paneme neid täie rauda nii edasi, et nüüd on kõik hästi. Ja siis nad ehmuvad ära, kui see inimene vajub nagu uuesti tagasi leina. Ja tegelikult lein ongi triibuline, et ta käibki niiviisi triipudena, et sellest siis mitte nagu meeleolu häiret tekitada või veel hullem, et me lükkame selle leinava inimese sellisesse seisu, et me ütleme, et ära leina enam. See oli nii kaua aega tagasi, lõpetas üks kord ära on ju. Ehk me suleme selle inimest täielikult. Selle asemel võikski tegelikult vaadata seda, et las ta olla triibuline. Las ta kukub tagasi, las ta tuleb välja, et oleme selle inimese jaoks alati olemas, kui ta sealt välja tuleb ja kui ta tagasi kukub, lihtsalt kallistame teda. Ja see aitab nagu hästi nagu ise ennast inimesel mõista, et minul jäi see iseenda mõistmine selles osas täiesti ära, sest ma arvasin, et ma olen mingi friik, et miks mul see lein peale käib, et tema on juba 10 aastat surnud on ju, miks ma ikka veel nutan, et kas ma olen mingi lollakas nagu selles mõttes. Aga nüüd ma tean, et see ongi nii, et see on okei. Aga praegu sul on hoopis teise taseme teadmised, et üks asi, mis meid veel ühendab, on see, et me oleme emotsioonide vabastamise õpetajad mõlemad. Et kui sa praegu nendest teadmistest lähtuvalt nagu uuesti saaksid vaadata seda olukorda, kas on võimalik, et ka sellise sügavusega lein lõpetada kiiremini? Mis sa arvad? Kui lasta inimesel siis seda triibulist leina kogeda ja lasta tal olla selles nii-öelda selles madalseisus ja seal vabastada, lubadagi, esimene asi on lubada tal olla selles madalseisus, siis teadvustada, vabastada seda emotsiooni, siis nii mina tegelikult lõpuks saingi sellest probleemist vabaks, et ma lubasin endal leinata. See on esimene asi, mis peab tegema. Sa lubad endal leinata, jah, see asi juhtuski ja see oligi nii traagiline, aga samal ajal vabastad. Ja siis hakkasid vaatama, et need mustad triibud jäid aina õhemaks ja õhemaks ja õhemaks. Ja ma mäletan oma esimest sünnipäeva. Tavaliselt on nii see, et ma oma sünnipäeval panin ukse lukku ja nutsin. Ja ma lükkasin kogu pere endast ära, sest ma nii väga igatsesin oma ema. Ja siis ma avastasin, et ma pean pidu. Ja mulle ja emade päev sellel aastal. Ja ma avastasin, et ma isegi nagu ei mäletanud oma ema muud moodi kui ainult, et mul oli ema ja mul oli väga soe tunne temaga seoses. Ja siis ma olin nii õnnelik, ma vaatasin see emotsioonide vabastamine ja lasta endal kukkuda sinna musta tribu peale, et see väga hästi toimib, et me ei tohi öelda, et neid musta tribe pole. Kui nad on, las nad olla. Et kõige hullem asi, mida inimene teha saab, ükskõik mis madalseisus ta siis on see, et blokeerida see. Et läbi selle bloki sa tegelikult toidad seda, et sa paned sinna selle bloki peale, ehk sa klammerdad osa oma jõust sinna peale ja paratamatult seda asja on hullemaks kogu aeg. Ja pikendab siis nagu piiramatult põhimõtteliselt, kui sealt välja ei tulegi, sest mõni lein kestabki terve elu. Inimene ei saagi enam tagasi ennast. Ja ehmatus minu jaoks veel üks, mis mind nagu üles ehmatus, oli see, et ka minu abikaasa kaotas oma isa 9-aastasena, et meil on nagu selline huvitav seos ja tema ema leinaski oma meest surmani ja näha seda pealt, kuidas see lein võtab inimese tegelikult nii hetkest ja kontaktist välja. Ja tegelikult minu mees ütles, et ta tundis, et tal ei olegi emaga kontakti, sest ema oli nagu pidevas leinas, mis on siis talle jätnud väga sügava valu, millega ta siis täna ise tegeleb. Et see oli minu jaoks ehmatav ja siis ma mõtlesin, et ma tahan oma leinast vabaks saada, et ma ei taha meenutada oma ämma kuidagi, et mu mees võttis silmnähtavalt endale ämma sarnase naise on ju. Et siis oli vaja sellest lahti saada. Ja miks on veel vaja selle leinaga tegeleda, ükskõik mis lein ta on. Ma märkasin ka seda, et kui näiteks sureb lemmikloom, no ta ei ole ju võrdväärne selles mõttes nagu võiks nagu öelda, et ema sureb või lemmikloom, aga valu trigerdas ka alumise valu, ehk igasugune selline surm mõjus mulle nagu väga traagiliselt, nagu kõik oli kuhjunud, mugu kuhjub ja mitte ainult surmad ei mõjunud mulle traagiliselt, vaid mu mees ütles ka, et kuidas sa saad elu nii läbi elada, et mis sul viga on, et naaber kolib ära, mina nutan, on ju. Kuskil keegi ütleb mulle halvasti, mina nutan, aga tegelikult kogu aeg ta trigerdas seda sama leinavalu lahti, kogu aeg üks ja sama asi. Ja täna, kui mul seda leinavalu enam ei ole, et ma enam ei karda ka konflikte nii palju. Ja isegi julgen juba häält teha ja rääkida, et selles mõttes see lein nagu hoiab siin nagu kuumades sütede peal niiviisi, et ta ei lase nagu
ei lase elada. Ei lase elada, jah. Okay. Kas sellistel inimestel on ka selline kõrgendatud turvatundevajadus tõenäoliselt? Otse loomulikult. Nii kui mu mees jäi 5 minutit töölt tulemisega hiljaks, ma juba kujutasin ette, kuidas ta on surnud. Ja ma pidevalt kartsin seda, et keegi sureb kogu aeg ära. Ja ma nagu proovisin luua hästi suurt turvalisust ka teistele ehk tegelikult mu mees ütles, et kui ma ei oleks hakanud emotsioone vabastama ja ei oleks hakanud enda leinaga tegelema, et siis ma tõenäoliselt oleks oma lapsed keldrisse aheldanud. No täitsa püsti hull olin, selles mõttes, mis ma siin valetan oli. Aga ma vaatan nagu ka minevikut, et see sama lein minu emaga mõjus ka mu vanemale, inimesed vanema hakkas väga kella vaatama, inimesi kontrollima, et see siit tekib ka, kui sa ei saa leinast aru, võib tekkida surmahirm nagu ka teiste inimeste pärast, ja siis ma hakkasin kartma telefoni helinat, ma ei võtnud kunagi tundmatut numbrit vastu, sest ma kartsin, mis ta ütleb, et äkki on jälle keegi ära surnud ja siis ma kartsin uksele koputusi, kui ma kedagi ei oodanud ja ma nagu ootasin seda halba uudist kogu aeg. Ja kuna mul on nüüd kilpnäärme alatalituse diagnoosi sain ja kui ma hakkasin seda uurima, seda vaimse tervise poolt sealt tagant, siis tegelikult see ongi pidev surmahirm. Ja allasurumine tõenäoliselt ka. Ja see halva ootus, et see halva ootus oli selle haiguse üks suur osa. Oskad sa siis öelda midagi praktilist, kui inimest tabab lein? Et mis oleks see nagu selline kõige targem asi sellises akuutses, näiteks sellel hetkel, kui inimeseni jõuab see teadmine, et kedagi lähedast enam ei ole, et mis oleks esimene tark asi, mida teha? Ma alustaks juba natuke ennetusest ennem, kui keegi on ära surnud. Ma avastasin siukse asja, mida ma nüüd ise oma lastele õpetan, on see, et lapsed õpiksid ja sina ise õpiksid ennast vaatama kui indiviidi ja vaatama teisi inimesi enda ümber kui indiviide, mitte et ei ole nagu segunenud kollane ja punane ja moodustan torantsi, sest kui me nii seguneme, siis see teise lahkumine nagu võtab sult midagi ära just nagu, ehk ma olen õpetanud oma lastele, et nad on indiviidid ja kui nad siis nagu kogevad seda, et keegi lahkub või sureb, teate, nad võtavad seda normaalse elu osana ja see on nagu nii hea, et esimene asi harjutaks nagu uut vaadet. Et inimese terviklikkus ei kao siis sõltumata nagu sellest, kas keegi tuleb või läheb. Keegi ei võta talt siis midagi ära. Et see on nagu esimene asi, mis ma olen nüüd laste pealt avastanud, et see on see, mis on neile väga hästi mõjunud, et kui nad kaotasid oma vanaema, kui nad kaotasid oma lemmikloomi, et nad võtavad seda nagu normaalse elu osana, et igal ühel on oma aeg, igal ühel on shutdowni hetk ja see on okei. Ja nagu väike prints ütleb, tühjas kestas ei ole mitte midagi kurba. Et seda ma olen ka nendega õppinud vaatama, me oleme vaadanud surnuid loomi ja vaatanudki, et see ongi tegelikult alles jääb tühi kest, on ju, et natuke muuta seda vaadet üldse surmale. Et üks traagika vist, mis meil on elus, miks on nii palju valu, ongi just nimelt see, et me justkui tahame teha surematuks kõik need meie lähedased inimesed. Et me sunnime nad surematuks. Täpselt ja siis ma olen hästi palju käinud reisimas ja ma võtan igalt reisilt midagi kaasa ja just surmaga seoses, kusjuures ma avastasin, mis on hästi kummaline, ma olen igalt reisilt midagi surmaga seoses kaasa võtnud. Näiteks kui ma käisin Egiptuses, siis ma olin seal niivõrd lummatud sellest, kuidas nemad matuseid peavad. Nemad saadavad inimese ära, jätavad hüvasti ja rohkem surnuaias ei käi, mida eestlased teevad. Vastupidi. Ja seal jäi mulle kõrva see, kuidas nad ütlesid, tähtis on hoolitseda elavate eest. Nii et kui meil suri nüüd lemmikloom ära, siis ma tõin lastele välja, okei, tema jaoks me ei saa enam midagi teha, aga paneme nüüd oma fookus oma kassile. Ja lastele sobis see. Nad üldse ei leinanud nii pikalt, kui mina tavaliselt leinasin. Ja just see teadme, et igal ühel on nagu oma aeg, et me ei saa seda määrata, et meie ei saa määrata, aga me saame määrata seda, kuidas me nendega koos oleme. Et see on nagu hästi oluline, et ma olen surmast väga palju õppinud just seda, et seni kuni ma hingan, saan ma kõike muuta. Et ma olen nagu iga hommik ütlesin, ma veel hingan, siis ma saan kõike muuta, sest ma nägin oma ema surnukeha, ma nägin, ta ei saa enam mitte midagi nagu reaalselt muuta. Et sealt tuli nagu see teadmine, sellega ma olen ennast depressioonis hästi palju nagu aidanud. Et sa veel hingad, sa saad veel kõike muuta. Et see on mul nagu hästi palju. Aga mida ma tooksin välja, ma panin siia kirja. Füüsiline valu, mida inimene leinas kogeb, on tegelikult mehaanika. See ei ole mitte mingi kosmiline asi, et ma täitsa uurisin seda ja ma ei saanud aru, nagu see valu jäi mulle keha sisse
ja tänu sellele ma jäin nagu sõltuvuste orjaks ja ma hakkasin nagu ennast kahjustama, et seda valu kas siis leevendada või teda nagu välja kraapida enda kehast. Ja nüüd ma vaatasin seda kui teadlane, et tegelikult see on puhas mehaanika, siin ei ole mitte midagi kosmilist. Kui sa paned 2 käed kokku ja võtad oma 2 käest hästi tugevasti kinni, siis tõmba neid 2 kätt täie jõuga ja avastad, et sul on valus. Ja see ongi see sama leinavalu, midagi kosmilist siin ei ole. Siin üks inimene tahab ära minna sinu süsteemis, sest te olete energiatega seotud, aga sa ei lase. Sa hoiad tast nii kramplikult kinni, sest meile pole öeldud, et ta tahab ära minna ja see on okei. Et teise inimese energiat, me oleme kõik segunenud nagu emotsionaalsel tasandil, et ta tahab ära minna, temal ongi aeg ära minna. Ja siis ma avastasin, et kui sa paned 2 käed kokku ja sa lõdvestad oma parema käe, siis teine käsi lihtsalt voolab sust välja. Ja nii me tegime lastega, kui meil laste vanema suri, nii et hommikul ta röögatas, õhtuks oli surnud, see oli väga suur nagu ehmatus meile kõigile, et elus võib jälle nii juhtuda, oli ju. Noh, mina olen selleks valmis, aga minu lapsed ei olnud. Siis ma õpetasin neile seda sama 2 käe asja ja nad lõdvestusid, nad ütlesid, emme, mul läheb vallusaks, ma ütlesin lõdvestuge. Ja see, kui kiiresti nemad sellest leinast nagu välja tulid, nad lasid nagu vanama energiat nii-öelda kehast lahkuda ilusti. See oli minu jaoks uskumatu, ma poleks uskunud, et nii saab ka nagu laste pealt näes, et ma ise ju olin agoonias maas. Ma mäletan, ma tõesti olin agoonias maas. Siis nemad lihtsalt lõdvestusid ja ometi me elasime koos vanemaga, nad olid väga-väga lähedased, et ei olnud siukene mingi kauge vanema. Et näha, et see lõdvestumine aitas, et see oli nagu laste pealt väga hea. Et ma soovitan lõdvestuge, kui te saate väga suure siukse leinapaugu sisse nii-öelda, et siis ainult lõdvestuge, iga kord, kui läheb füüsiline valu hästi-hästi suureks, lihtsalt lõdvestu, sest teine inimene tahab lahkuda ja meie asi on tal lasta lahkuda, sest tema shutdown sai tehtud. Ja siis keerama fookus elavate peale, nunnuta neid. See on esimene asi, teine asi. Ma avastasin, et üks asi, mida mitte keegi ei taha taluda ja mida mina ei tahtnud ka taluda, on tühjus. Et kui inimene sureb ära, siis sa võid avastada, et maja on tühi ja sa avastad seda tühjust on nii palju, inimesed kardavad tühjust. Ja see tühjus on nii jube, et mõni inimene ei tahagi enam näiteks vanama majja minna, kui vanama on surnud. Ma ise nagu, kui ma ei olnud veel avastanud neid mehhanisme, siis ma vältisin neid kohti, kus siis kallis inimene oli lahkunud, sest see oli minu jaoks nagu vastikult tühi koht. Aga lastega me tegime jälle niimoodi, et kui meil vanama suri ära, siis me vaatasime, et meil jäi nüüd elamine tühjaks. Ja ma ütlesin, ärme täidame seda tühjust, las see tühjus olla. Ja me vaatasime lihtsalt seda tühjust ja me avastasime, et tühjuses asub võimalus, nüüd ma korraks vist rõhutan seda, tühjuses asub võimalus. Ja see võimalus oli päris äge, lapsed said oma toa. Ja meie saime vanama toa. Et ma kohe ei täitnud seda, sest ma tahtsin, et lapsed vaataks seda tühjust nagu mitte midagi hirmsat ja koledat ja vastikut, vaid kui võimalust. Siis meil suri jänes ära, siis me vaatasime jälle, et tekkis tühjus ja me ei täitnud seda puuri kohta, aga see aasta me panime sinna kuuse näiteks. Muidu meil oli kogu aeg ja kuhu me selle kuuse paneme. Ja siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult kui me tahame üldse oma elu muuta, siis elu muutus käib alati ju läbi selle, et miski läheb ära ja miski tuleb asemele. Ja meid ei ole õpetatud taluma ära minemist. Nagu täpselt. Mitte ühegi sendi eest, et kogu aeg me tahame nii teha, et mul on 10 poekotti ühes käes, 10 poekotti teises käes ja ma tahan veel 5 poekotti. Aga mina ütlen oma lastele, kui sa tahad nagu oma ellu midagi uut, sa pead midagi ära andma. No. See on kõikide kurjade juur tegelikult, et see osa jälle puudub. Just. Õpetusest. Ja riiuli näide. Lapsel on asju riiulid peale hästi palju, siis ütleb, emme, mul on vaja seda, mina saan näita, et sul tekib tühjus riiuli peale ja siis räägime alles. Ja siis ütleb, ma ei saa midagi ära panna, ma ütlesin, selge, siis pole kohta. Et selles mõttes leinast ma olen saanud nagu nii palju õppida, et kui ka näiteks abielu laguneb või siis õed-vennad lähevad lahku, näiteks mina ei suhtle oma 2 õega, sest nad on otsustanud, ei taha minuga suhelda, ma pean seda austama, sest meil oli väga raske lapsepõlv ja me tegime teineteisele nii mõndagi, me lihtsalt elasime oma leinavalu teineteise peale välja, minu jaoks on see okei, sest nemad ei tegele täna oma emotsioonidega ja ma saan täitsa aru, kus ma neile kirjutatud olen ja minu jaoks on see okei, aga ma elasin ka seda leina üle, et kui elav inimene see enda elust välja kirjutab ja siis ma hakkasin vaatama, aga siin on ka ju tühjus ja siin peab ju ka olema võimalus ja mitte ainult, et siin saab arendada ka vaadet, et keegi ju ei kuulu meile. Absoluutselt. Et õde võibki sulle öelda, et ta ei taha sind oma ellu. Et siin on jälle nagu selline, tekib jälle nagu leinatunne tegelikult.
ja siis keegi ütles, mu õde ütles väga sükse mürgise lause mu vanema matusele, aga see kõlas nii hästi, et minu jaoks ei olnud mürgine, kõik solvusid peale. Aga minu jaoks see kõlas nagu nii hästi. Ta ütles, et leinajad on kõik isekad põrsad. Ja siis ma mõtlesin nagu, mida on ju. Ja siis ma hakkasin vaatama, miks me nutame matustel. Me nutame selle pärast, et me jäime millegist ilma. Meie jäime millegist ilma, mitte selle inimese pärast me ei nuta. Ja teate, see oli esimene matus, kus me südamest õega naersime, sest meil oli vanemaga kõik asjad ära aetud. Meil oli isegi kokkulepe tehtud, et kui ta sureb ära, siis ta tuleb järgmine hommik minuga kohvi jooma. Muidugi hea nali oli, et köögis kogu aeg tass kolksus ja mina muidu kartsin, ma julgen minna, sest ta tuli öösel jälle. No, ma ei tea muidugi, mis see kolksus, aga ma lihtsalt naersin, et vanema ei pidanud lepingust kinni, et ta pidi hommikul tulema. Ma ütlesin, ma öösel kardan vaime, et tule hommikul on ju. Et siis me lihtsalt seal matustelt kõkutasime kahekesi, sest meil oli kõik ära aetud, aga teised nutsid. Et see oli nagu nii naljakas, et tegelikult leinad on päris isekad. Ja te millegi pärast teie mõjusite täiesti ebaadekvaatselt, kas pole? Täiesti. Aga ma saingi aru, mida tähendab see, et sa nutatki selle pärast, et sina jäid millegist ilma. Mina jäin ema armastusest ilma, ma jäin soojast toidust ilma reaalselt, ma jäin ilma soojast kodust, ma jäin ilma sellest turvatundest, tegelikult me kõik nutame sellepärast, me jäime millegist ilma. Ja siis ma mäletan, kui tuli esimene kasuema, kuidas ma nagu pöörasin täiega oma südame sinna poole, et nüüd on kõik vajadused ju oleks nagu täidetud. Aga selle teema me täna ei räägi, Tuhka-Triinu lood ei ole välja mõeldud. Et sa oled isegi sellises jälle pilanud? Jah, täpselt. Et tegelikult lapsed ei elaks üle, ei ema, ei isa leina, kui see, millest nad ilma jäävad, oleks täidetud nagu kellegi teise poolt. Et see oli minu meeletu avastus tegelikult. Sest lapsena ma sain väga kiiresti aru, et okei, ema suri ära on ju. Ja ma olin valmis edasi minema, ma mäletan ka seda hetke, aga kõik baasvajadused jäid nagu täitmata, pluss siis veel see füüsiline, mehaaniline valu, et keegi ei osanud nagu seda ära lahti seletada. Et selles mõttes lapsed lähevad leinast väga kergesti üle ja ka meie lähme, kui me omame hästi õiget vaadet. Nii et kui sa paned oma fookuse elavatele inimestele ja sa nunnutad neid nii, et sa päeva lõpus midagi ei kahetse, siis sa ei kahetse ka matustel. Tegelikult. Ja ma olen ühe matuse läbi teinud, kus ma ei kahetse midagi, nii et minu õe lause kõlas minu kõrvadele väga hästi. Ja mul oli vist 3. asi ka. Just see, et võta kaasa siuke teadmine, et luba leinal olla triibuline. Et see on okei. Ja tegele siis nendel negatiivsetel hetkedel oma emotsioonidega, kui sa oskad. Ja luba ka lapse leinal olla triibuline, et ära kunagi nagu sunni kedagi edasi minema. Nagu jõuga edasi minema. Sest asjad on juhtunud, nad on meie mälus ja see on okei. Me ei pea ütlema, et neid pole juhtunud. Ja, me ei pea tegema nagu. Ja kuidas sa kõike seda, mida sa oled nüüd läbi taivanud, läbi elanud, läbi katsetanud, uurinud, mis sellest saanud on, kuidas sa oma elus seda rakendad? Lisaks sellele, et sa oled loonud väga toreda, armustava, suurepärase pere tõesti. Mul on tekkinud nii suur elu mõistmine ja nagu selle, kõik räägivad püsihetkes ja ole hetkes ja tegelikult ma olen nagu aru saanud sellest, mida see hetk üldsegi tähendab ja kuidas selles hetkes saab üldse teha ja mida selle hetkes saab üldse teha. Et ma nagu sain aru sellest, et ma ei saa karta tulevikku. Asjad juhtuvad, ma ei saa karta tulevikku. Ma ei saa muuta ka minevikku, seni kuni ma ei oska praegu eile sisse hingata, ma ei saa muuta ka minevikku. Aga ma saan lubada endal tunda ja ma saan keskenduda nendele inimestele, kes on täna minu ümber. Inimesed ja suhted, et ka teadliku ema lehe peal ma hästi palju räägin suhetest ja minu jaoks on see lapsevanema ja lapse vaheline suhe ja abikaasade vaheline suhe. See on nagu sõna suhe ongi minu jaoks nagu elu, sest suhete kvaliteedis sõltub elu. Ja kuna ma olen kogenud seda, mida tähendab suhe surma tõttu suhe katkeb, mida tähendab surma tõttu täielik üksindus, siis ma tean täpselt, mida ma ei taha enam ja ma tean täpselt, mida ma tahan. Ja ma olen valmis panustama elavatesse inimestesse. Et see on nagu tulnud tohutu kirg elada nagu heades suhetes ja mu mees alati, mu mees kannatab, ma ütlen teile ausalt, sellepärast, et ta ei saa olla selline põrsas, nagu ta tahaks, sellepärast, et ma kogu aeg ütlen talle, mida ma ei taha. Ja siis ta ütleb alati, et kõik muutused, mis on mulle oled aidanud sisse viia, on väga head, ära lõpeta, kannata mind välja. Sest ma põlen suhete jaoks,
su siirus on lihtsalt hämmastav, lihtsalt lumma. Aga üks asi, paar hetke tagasi, mis sa ütlesid, et sul tegis tohutu kirg elu vastu tänu sellele. Mul tuli meelde üks tilluka osa, mis mul Leinaga siiski haakub, on see, et mu isa suri. Ma olin siis küll juba täiskasvanu ja vahetult sünnitanud oma teise poja, et see rõõm ja armastus oma poja vastu kaalus niivõrd üle Leina isamineku pärast, et see Lein ei jäänud üldse kõlama minu peas nagu otse. See oli üks asi, aga teine asi oli see, et ma olin öö läbi tema kirstu kõrval ja vaatasin nagu seda elu, mis ta siis oli elanud, ta oli 16-aastasena, tuli Tallinnasse õnne otsima Võrumaalt. Et selline hästi kirge täisüleni tehtud kirest. Ja see, mis mind raputas või mis mind tõeliselt muutis, oli just see järsk äraminek, ta oli 56 noormees, lihtsalt järsku ei ole enam. Ja siis ma vaatasin, et kõik, mida ta kehastas endas, kogu see tarkus, intelligents ja töökus ja oskused, lihtsalt on läbi lõigatud ühe hetkega. Ja see on nii ettearvamatu, nii ootamatu, et sealt mul jäi nagu ma veel, sealt tekkis selline fundamentaalne taipamine elu haprusest ühelt poolt, teiselt poolt sellest, et sul on ainult selles elus ainult see üks võimalus, et Annika lõpeta magamine, kasuta seda jõudu. Sealt ma tegin nagu täiesti sellise järsu kannapöörde sealt, sellest hetkest alates ma olen lihtsalt rahulikult järjest täitnud kõik oma unistused. Et ma lõpetasin nagu, ma kunagi ei ole päriselt nagu teiste järgi elanud aga sealt ma kuidagi see selgusaste kasvas drastiliselt täiesti. Ja see minus olemusolev jõud tuli sellise nagu leegina välja, nagu purskus välja, et seda ei saa nagu kinni panna enam mitte midagi. Sul vedas, et sul oli selline kogemus, sest et minu ema sai autoavaris surma, siis ma mäletan, et kuidas mulle see lihtsalt öeldi, see oli nagu puuga pähe, siis mu vanaisa surigi puuga pähe metsas on ju, siis sai insuldi hommikul, õhtul oli surnud ja mu vanama, kes suri vähki, tema oli ainus pikaajaline mineja, et muidu mul on nagu kogu aeg puuga pähe olnud, et siit tekkiski tegelikult hirm, et äkki kõik surevad ära. Et selles mõttes, kui keegi saab hästi palju puuga pähe on ju, siis üks hetke, sa kas hakkad naerma selle üle, sest sa enam ei saa aru, on ju, mis toimub, või sa hakkad elu kartma. Aga elu haprusest, see on hea soovitus, kuulake Annika, et ärge tehke nii nagu Gertriin tegi, et hakkas elu kartma, on ju, võtke parem see, et elu tuleb elada. Elu tuleb kiiresti nagu selles mõttes enda kasuks elada. Et miks mitte. Aga see äkiline äraminek, sellel on niisugune oma hästi huvitav fenomen, et kui teil ka keegi nagu, teate kedagi, kes leinab ja kes on saanud niisuguse äkilise sõnumi, siis ma avastasin, et ka siin on oma käitumismallid, mida võiks rakendada. Et kui meil ämm suri hästi äkiliselt, siis hästi tüüpiline on see, et leinajatest tõmmatakse eemale ja öeldakse, laseme neil leinata. Tegelikult see tähendab, uputame nad kurbusesse. Selles mõttes leinaja, ta on nagu piltlikult öeldes visatakse avakosmosesse ja siis ta tilberdab sellega, tal ei ole enam eesmärke, leinajad teavad, pea on tühi, eriti kui tuleb see puuga pähe variant, on ju, pea on täiesti tühi. Ja siis sa pead tegema asju, korraldama asju, aga siis sa unustad kõik ära, siis sa teed kõik valesid korraldusi, ma mäletan, meil oli juba Kirst oli seal, pidi sinna auku minema, aga meil polnud luba seda teha, siis me olime unustanud loa hankida. Ja siit tuleb minu soovitus, et kui te teate inimesi, kes on nagu leinas, minge küpsetage neile pannkooke. Küsige, nii, ma teen kõik ära, mis sul vaja teha on, sina istu siin, vahi nagu see ufo aknast välja. Siis teed talle süüa, hoolitsed ta eest ja kõik olulisem, ole kohal. Ja luba tal lihtsalt olla. Et see oli üks asi ja ma avastasin selle, ämmal oli üks sõbranna, kes ütles, et aga teie ärge istuge seal kodus ja teie tulge mulle külla, me polnud teda kunagi näinud kus juures. Ja siis me mõtlesime, okei, me siis lähmega, me olime jumala ufod, meil oli pea täiesti niisugune nagu avakosmoses, midagi aru ei saa, mis sa tegema pead. Ja siis ta tegi meile pannkooke ja teate, kui hea oli olla. Ja siis ma avastasin, minge tehke kõikidele leinajatele pannkooke ja võtke maised koormused kanda, sest sellel hetkel nad ei tohiks maisete asjadega nagu dokumendid ja kõik see kukub ju kaela, on ju. Tegelege selle osaga. Ja samal ajal oled sa olemas ju. Pane talle pannkook, sinna soe toit on alati hästi soe, on ju.
ja ole lihtsalt olemas, aga ärge kunagi jätke leinaid üksinda, et meist ka, kui ema suri, siis tõmmati eemale, siis jäeti leinav isa 3 leinava lapsega, see oli väga hea kombo, väga soovitan mitte teha. Et selles mõttes, et olge olemas leinavate inimeste jaoks, et seda leina ei pea üldse kartma. Lihtsalt teadki, et see seisund on hästi huvitav, kus nad tegelikult on. Ja mulle meenub Indiast üks lugu, et üks mees matis aastate jooksul kogu oma pere, kaotas kogu oma raha ja siis viimasel matusel, siis ta kirjeldas seda sama seisundit seal raamatus nagu avakosmoses ulpimine ja sul on nagu kõigest ükskõik, lihtsalt võta see juhe välja, lenda ära. Ja siis ta ütles, et ja siis sai tema vaimne areng alguse. Ehk kui me ei tõmba ennast tagasi siia maisetesse tegevustesse ja meil lubataksegi korraks niiviisi hõljuda, siis tegelikult ongi see, ma ei tea, teaduses räägitakse vabadusastmete arvust. Et meil on, sul on 2 kätt, sa saad võtta asja 2 kätte ja ongi kõik rohkem käsi sul ei ole. Ja tegelikult see seisund on see, et sul on käed vabad. Sul on täielik vabadusastmete arv, sa oled täiesti vaba tegelikult sellel hetkel, sest tegelikult, kui see inimene lahkub, siis ta võtab ära koorma, mis ta on sulle toonud. Ehk sa vabaned meeletust suurest kohustuste hulgast ja kui sa siis saaksid seal avakosmoses natukene kümmelda, võib juhtuda, et hakkab pihta vaimne areng. Et see oli selline huvitav avastus. Ja mulle väga ma tänan oma sõbrannad, kes sellel hetkel tuli ja ütles, mida siis passite ämma toos, viskame kõik asjad välja teisel päeval ja siis ma mõtlesin, okei, viska siis. Aga see, kui me panime kõik asjad korraga ära, et see tõesti seda vabadusastme tarva hästi palju, et asjadesse ei tohiks kindlasti klammerduda, et kohe nagu edasi minekule peaks olema suunatud. Aga laske inimestel jah, et minge ligi ja ärge jätke neid üksinda. Kuidas sina defineerid seda vaimset arengut? See on siuke sõnapaar, mida ma olen kartunud nagu katku selles podcastis. Sellepärast, et siin on inimestel on niivõrd kummalised kirjeldused selle. Aga ma ütlen nagu maainimene. Nii nagu mina asjast aru saan, ega ma teistmoodi öelda ei saa. Kui sa istud ja vaatad kogu aeg oma lillepeenart ja sa kogu aeg vahid oma lillepeenart, sa pole mitte midagi muud, kui sa vahid oma lillepeenart, siis see pole areng, on ju. Sa võid sinna istutada asju, sa võid väetada seda, sa võid teha, aga tegelikult füüsikas on siukene ütlus, et tööd ei tehta siis, kui sa alustad ja lõpetad samas kohas. Ehk tegelikult see pole areng. Ma alati naeran lastele, kui te lähete magama ärkada samas voodis, pole teinud tegelikult mitte üldse tööd. Et tegelikult ma ei tee ka kunagi tööd, ma magan ja ärkan samas voodis, nii et selles mõttes me oleme kõik võib-olla natukene siis mitte tööd tegevad inimesed. Aga vaimne areng siis ma ütleks nagu selle koha peal, et sa saad pilgu pöörata võib-olla oma aias teistele objektidele ja läbi selle sa saad uusi teadmisi, läbi selle sa võid avastada endas, nagu sul võib midagi lahti lukustada, mingi anne näiteks. Et inimesed räägivad ka seda, et väga rasked leinad on toonud neile näiteks kunstiandeid, muusikaandeid, aga see on just sellepärast, et nad said oma pilgu seal lillepeenralt maha keerata. Et minu jaoks on see siis eneses millegi avastamine võib-olla ja millegi nagu ahaa, okei, asjad on nii, ehk sa saad nagu natuke laiemalt vaadata, kui ainult seda lillepeenart. Et see on selline maainimese moodi vaimne areng. Me avastame maaeda. Eks sisult sa vabastad osa oma jõust, mis oli klammerdunud su lemmiklilledesse, vaatad, et muud asjad on ka maailmas olemas. Just, ja tegelikult kui Leinaga rääkides, siis me võime jumala ausalt ütelda, et me oleme väga tihti kinni inimsuhetes, mis on meile väga mürgised. Ja siis, kui see inimene ära sureb, siis hakatakse endale looma pähe ideid, kui hea ta oli ja kui tore kõik oli ja see on väga tore. Aga vaatame, kui me võtame jälle selle alguse, kus ma ütlesin, et õpiks vaatame ennast kui indiviidi ja vaatame teisi kui indiviide, siis täna ma räägin ka sellest teadlikuma lehel, et vaadake alati suhete mõju endale. Keegi mulle seda ei õpetanud, kõik õpetasid, et iga suhet, hoia suhteid ja teeni, aga täna ma vaatan ka suhete mõju, et see on minu jaoks hästi oluline. Ja siis, kui mõni inimene lahkub, siis ma juba saan vaadata, ta võttis selle mõju endaga kaasa, see polnudki väga hea mõju näiteks. Et igasugune lein ei ole ka nagu, kui sul on all mingi väga sügav lein, siis iga lein trigerdab ka seda alumist leina ja siis vahepeal võib jääda mulje, et suri mingi väga oluline inimene või väga oluline asi lahkus elust. Et selles mõttes see on nagu petta kujutelm natukene. Üks asi, mis nüüd leinaga tihti seostub äraminekute, lahkuminekutega, kui me võtame leina nagu laiemas tähenduses, mitte ainult lähedase inimese kaotus, eriti äraminekutega, nagu lahkuminekutega, siis paratamatult peaaegu 100% sellega kaasneb süüdistamine. Oskad sa selle kohta midagi tarka öelda? Jaa,
kogu aeg on süüdi, miks ma seda ei teinud, miks ma seda ei öelnud, miks ma nii tegin, miks see asi nii läks. Ja siis, kui ma vaatasin väga selgelt nägi, et tuleproovid, sest mulle väga pakkus igasugune esoteerika mingi kulul pinget. Siis ma vaatasin, enamus saateid käib selle üle, miks ta ära suri. See oli nagu niivõrd cool ja fun ja siis ma mõtlesin, aga tegelikult ma ise olen ka otsinud vastust, et miks mu ema ära suri ja miks inimene ära läheb ja miks kõik nii, et tegelikult meile jääb küsimus, et miks see nii oli. Ja siis ma hakkasin vaatama, aga mis see vastus meile tegelikult annab. Absoluutselt mitte midagi. Ja selle küsimuse küsimine, vastuste otsimine, selle kallal vaagimine tegelikult lülitab sind välja suhetest, mis sul täna on. Ja siis, kui läheb järgmine suhe, siis on jälle, aga miks see nii läks ja miks see nii läks ja mul on siin hea lugu tuttavatel abiellusid, nii 2 kuud olid abielus, korraga mees ärkab hommikul üles ja seal selle külmkapi peal oli silt, jätsin su maha, sest sa ei pidanud kunagi piima külmkappi. Ja siis ma sain aru, et tegelikult me magame maha massiliselt signaale, et midagi on elus valesti ja me magame maha just selle tõttu, et me otsime vastuseid asjadel, mida pole vaja. Tegelikult suri ära, okei, mina võtsin siukse vaate, järelikult oli aeg. Kõik. Ja alati on ka siuke vaade väga hea, et see on ju tegelikult võimalus. Et vaadata see vabadusastmete arv, nüüd mul kasvas vabadus, nüüd mul tuli ruumi juurde, et tegelikult see on võimalus. Ja surm on alati teisele poolele hea, et tema läheb edasi, et nagu väikses printsis, ma väga armastan väikses printsi, seal oli hästi öeldud, et surm on uue seikluse algus. Ja Dumbledore ütles ka Harry Potteris midagi sarnast, nii et sina ära kurvasta surma pärast, et see on uue seikluse algus, et sina pole sellesse kaasatud ja võib-olla see teeb kurvaks. Ja. Üks asi, mida ma ise tabasin ära, mul on see üks tilluke näide oma isaga, on see, et just nimelt destilleerus nagu kõik see hea, mis temas oli. Et see tuli nagu, ma ei teinud seda nagu mingi teadliku praktikana või midagi, aga lihtsalt kuidagi inimene vist on niimoodi üles ehitatud, et sa tahad nagu pigem nagu head, nagu näha teistes ja kaasa võtta. Ja siis ma avastasin, et ma eluajal ei olnud üldse kunagi nagu isegi selle peale tulnud. Isa oli kõige loomulikum asi maa peal ja surematu, nagu meil kõigil. Ja siis, kui ta järsku ära läks, siis ma järsku hakkasin avastama, kui eriline ta oli, kui väärtuslik, kuigi nõukaajal kellelgi polnud laste jaoks aega, see oli hoopis teine lastekasvatusviis võrreldes tänasega. Aga seal taustal ikkagi see tema tarkus ja ilu ja tugevus ja see kõik, mis ta tegi, et see on tegelikult, see, kuidas ta tegelikult nagu minu iseloom kujundus tänu lihtsalt sellele, et ta oli selline, nagu ta oli. Ja siis läbi selle ma hakkasin hoopis teise nagu kvaliteediga väärtustama kõiki teisi, just neid elavaid, kellega mul hetkel nagu on midagi teha. Et mõneti hästi, iga surmaga on mingi hästi suur võime sul hüpata teise kohta üldse kogu elu nägemises. Jaa, meil oli ämm oli 2 kepiga, siis ta oli kurt ja tegelikult ma arvasin kogu aeg, et meie teeme tema jaoks hästi palju tööd. Ja siis, kui ta suri ära, siis hakkas nii äge, me vaatasime, miks see lilleveenar on nii heinas? Siis me vaatasime, nõud ei lähegi ise puhtaks. Ja siis me hakkasime nagu vaatama, kui palju ta tegelikult tegi. Ja siis ma istusin jälle terve perega maha ja me nagu vaatasimegi, kui palju ta tegelikult teeb. Ja siin on emadele tegelikult hästi suur see, et emad panevad endale tuhka 2 pihuga pähe, ütlevad, et nad on väärtusetud, nad ei tee piisavalt palju. Aga vaata korraks oma elamist nii, et kui sina paneks käed taskusse ja siis tekib ka enese väärtustamist rohkem ja enese austamist rohkem, et see on just sihukestele väga katkise hingega inimestele, pane korraks käed tasku, et see ämma lugu oli nii hea, et ma nagu päriselt hakkasin aru saama, kui väiksed asju ta tegi, et pesul alati volditud alati kapis ja siis me nagu vaatasime, et ei lähegi ise kappi, et me tegelikult ei märka, mida inimesed meie jaoks teeme, et see oli sul väga hästi välja toodud ja seda peab märkama ja siis tulebki austus, aga mitte ainult teiste vastu, vaid ka tegelikult enda vastu. Ja kui erdi emade puhul jälle, kui lapsed vinguvad on ju, et emad kuulevad kogu aeg massiliselt vingumist on ju. Mehed ei ole nendega rahul, lapsed ei ole rahul. Aga pane korraks käed tasku. Lihtsalt vaata. Vaata, kui oluline sa tegelikult oled. Ja nad avastavad selle siis, kui sind päriselt enam ei ole. Aga sina avasta see siis, kui sa juba elad. Ja siis saab ju hakata tuunima, mida sa tegelikult teed. Sest et kui vaata seda pettumust koguneb elus hästi palju, siis ma avastasin, et ma enam paaris suhtes ei tahtnud panustada. Ja üks hetk ma olin ka laste peale nii solvunud, et ma ei tahtnud sinna enam panustada. Ma mõtlesin, minge kõik teate piip kohta on ju.
ja siis ma hakkasin vaatama, et okei, ma teen seda. Siis ma hakkasin vaatama, mida ma saaks teha nagu teistmoodi ja mida ma saaks teha paremini, et tegelikult ma ütlen, et surm on super õpetaja. Tegelikult ongi õpetaja. Keegi sureb ära, vaata, mida sa mulle õpetad. Ja siis surmaga saab ka sõbraks saada, tuleb välja. Ja mind väga paelub, et ma olen niisugune teadlase masti ja kui ma näiteks loen kuskilt, et mingi katse on edukalt sooritatud ja ma tean, et kui katse on tehtud üks kord, saab teda ka korrata. Ja kui ma loen kuskilt, et saab ka teadlikult surra, siis mina otsustasin, mina tahan seda saada. Aga kuidas, mina veel ei tea. Aga see, et ma ei tea, ei tähenda, et see pole võimalik. Nii et surmaga võib arendada ka väga head suhed ja siin tuleb jälle Harry Potteri film ja need surmavägised, need 3 elementi on ju. Et kui on kuskil midagi saavutatud, siis on see võimalik alati korrata. Et siin saab natukene nagu seda surmateemat veel natukene enda jaoks avardada, et kuidas siis oleks teadlik suremine, et ei oleks nagu puuga pähe, on ju. Et saaks nagu ise seda hetke valida ja saaks nagu ilusti minna, et joogas on öeldud. Ja siis ta muutis oma keha valguseks, mina siin lastele mõttelge, kui äge, teen pauhi valmis ja polegi matuseid. Ja lapsed ütlesid, no aga mis siis saab, on ju? Ja mu mees ütles, aga kus siis dokumendid tulevad? Et nemad leidsid juba maiseid takistusi. Aga mina ikka teen neile nalja natukene, jah. Meie aeg hakkab otsa lõppema, et kuidas seda nüüd kokku võtta kõik ilusti, siin oli nii palju selliseid nii tillukesi kui suuri tarkuseid ja abivahendeid, kuidas paremini saaks oma elu edendada, et kuidas sellist inimese jaoks, kellel on ikkagi suhteliselt võib-olla kehvast elus läinud, et neid selliseid tillukesi leinasid on päris palju, et elu ei ole läinud nii, nagu ta on tahtnud. Ei peagi olema mingi traagilist suurt surma. Aga piisab kui väikesed ebaõnnestumised kuhjuvad, mis tegelikult on ju kõik väikesed leinad, võib ju niimoodi öelda. Kui mingi asi ei lähe nii, nagu sa tahad. Mingi inimene, keda sa oled võib-olla terve elu jumaldanud, järsku tundub, et ei olegi enam jumal. Et see on suur lein tegelikult. Igasugused sellised suured ja väiksed asjad, kui nad kuhjuvad. Ja inimesel selline sisemine turvatunne nagu kõikuma hakkab. Et kuidas seda saada nii tugevaks ja tummiseks, et see enam ära ei kaoks. Oled sa leidnud selle vahendi? Mina olen teinud niimoodi, et kui sa vaatad valget paberilehte ja sa hakkad sinna joonistama, siis see joonistus just nagu tekib sinna. Eriti kui sa kasutad siukseid graafikalaudasid, pulkasid, siis just nagu midagi ei tea, aga midagi tekib sinna. Ja siis ma olen teinud niimoodi, et ma istun väga rahulikult. Ma leian üles oma hingamise, ma hingan väga rahulikult ja siis ma vaatan siukse pilguga, et mis minus nüüd lahti lukustub. Mis see olukord minus lahti lukustab. Et tegelikult iga olukord tuleb midagi lahti lukustama ja siis ma vaatan, okei, praegu on tohutu kurbus südames, siuksed mõtted, need lukustuvad lahti. Ja see on nagu hästi siukene hea pehme vaade sellele okei, need asjad joonistuvad nüüd sinna paberi peale. Ja nüüd siis peaks tekkima valik, et mida ma sellega teen. Aga juba see, et ma luban tal lahti lukustada ja ma täna näen väga palju inimesi, kes ei luba lahti lukustada, et äkki ma olen kuidagi halb või äkki ma olen kuidagi paha, kui see asi minu sees lahti lukustab. Aga kui sa istud väga-väga rahulikult ja lukustad need asju, lased vaikselt lahti lukustada ja samal ajal lõdvestud, siis see on nagu leina puhul siukene ja pettumusse puhul hästi-hästi mõnus. Tervendav. Sügavalt tervendav. Ja siis ma olen veel teinud ka siukese, ma avastasin lapsena siukese, nagu sul on oma käed, on ju. Ja sa võid ette kujutada, kuidas sa võtad oma enda südame oma käte vahele. Ja sa lihtsalt hoiad oma südant. Ja sa hoiad ise ennast. Ja siis on hästi turvaline lahti lukustada, et ma olin väga üksi, kui ma pidin kogu aeg ise leiutama, et mitte päris hulluks minna. Et see oli hea. Ja just see, et luba lahti lukustada ja see, mis sealt lukustub, lõdvestu, lihtsalt lõdvestu. Me oleme muidugi Gertriiniga kriiajooga praktikud, et üks asi, mis meid veel ühendab ja siis tänu sellele me teame sellist nagu hästi sügavat võimalust veel, mida tavainimesed ei tea, aga mida ma olen edasi andnud täna oma emale, kes komistas samamoodi väikese lapsena, siis hirmus küüditatud saada, et ta ei saanud selle nagu hirmuga, selle puhtalt hirmupõhine. Ja avastas sellise võimaluse
et ta tõmbab ennast vaikselt iseenda sisse sügavale peitu ja iseenda sees on üks selline koht, kus mitte ükski paha nagu mõte või tunne või hirm teda kätte ei saa, ehk ta avastas päris selle mina kogemuse. Tõenäoliselt on lastel seda juhtunud. Ja lapsed on väga, ma isegi imestan, mis asju võib juhtuda, kui sellised asjad tulevad. Et hea on teada, et on olemas ka selline nagu täiesti kõigutamatu selline turvatunde koht inimese sees. Et lihtsalt peab natuke teadmist olema, kuidas endas üles leida, et võt see on selline koht, kuhu saab päriselt hästi tugeva vundamendi nagu rajada. Eks sinu päris iseenda kogemusele, see oli üldse keeruline. Et meil on vist mingi väike podcasti eraldi väike minimedikas ka selle jaoks. Ja mina ise õpetan nüüd vist märtsikuus oli emotsioonide vabastamist, minu kursused ja teadliku ema tegevused kõik leiad teadlikumema.ee lehe pealt. Et seal on kõik olemas, olen Facebookis, sul on koduleht on olemas, isegi TikTokerdan juba, sest ma avastasin, et kui ikkagi südames enam leina ei ole, siis hakkad imelikuks muutuma. Ja siis sa TikTokerdad. Ehk lähed päriselt elavaks, elu tuleb ellu tagasi. Ja siis sa paned tähele, et lapsed ei olegi lapsikud, vaid nad on rõõmupallid ja nad teevad, mis pähe tuleb ja see on päris äge. Ja mu lapsed, ma sain suurima komplimendi, üks võõras laps tuli, ütles, tädi, te olete nii imelik, et mul hakkab juba piinlik, te olete nagu laps. Ja siis ma mõtlesin, et tänan, see oli väga hea. See näitab, et ma olen arenenud. See oli nii hea, et sellega võiks lõpetada äkki. Aga aitäh sulle, Gertriin. See sai veel palju parem, kui ma lootsin. Ma ei lootnudki väga midagi, aga see sinu kogemus, seda tegelikult tõenäoliselt me kutsume sind veel ja veel ja veel, sest neid erinevaid kohti just suhetega ja lastega suhete ja selliseid nüansse, mida sa oled avastanud. Kuna ma tean sind lähemalt, siis ma tean, et see on imetilluk osa, mida sa praegu jagasid. Et seda sellist hästi praktilist maist naise tarkust, kes samas on teadlane ja nii palju oma elus läbi elanud, et seda ei ole liiga palju. Kõik õpetavad midagi, aga need kõik tihti ei ole väga palju ise läbinud. Ja see päris praktiline tarkus on midagi, mis on päriselt aitab. Aitäh sulle.